meie oleme ka päris konkreetsed ja meie jõudsime siis nii kaugele, et siiski tuleks Laulasmaa kooli juurdeehitusega tegeleda ja spordihoone ehitamisega. Siis tegelikult on see ikkagi aastaid päris suureks probleemiks olnud. Ja tean ka seda, et sellel aastal läks jälle 1. klassi nii palju õpilasi, et tuli teha 2 klassi. Ehk siis 3 klassi on paralleelklassid. Ja väga suur probleem oli selle ära mahutamisega. Järgmisel aastal tõenäoliselt, suure tõenäosusega tuleb jälle 2 esimest klassi. Ja kuna sel aastal oli juba suur probleem, siis järgmisel aastal ma ei tea, kuidas see võimalik üldse on ära mahutada need lapsed kooli. See tähendab seda, et tulebki kooli suurt ehitust teha. Muidugi lahenduseks oleks see, et 2 vahetuses hakkavad lapsed käima, aga missugune lapsevanem tahab, et tema just õhtuses vahetuses käib ja kas see ikkagi on nii mugav. Ja samas on vaja siis ka selline õpetajaid juurde võtta. Samas võib ju väita ka seda, et on ju sünnikõver, mis näitab seda, et ühel hetkel on rohkem lapsi sünnib ja järgmisel hetkel sünnib vähem lapsi, et ühel hetkel on jälle kool tühi, kuid samas siin tuleb ära märkida seda, et meie piirkond on ikkagi niivõrd hea ja soodne elamiseks. Meil on Tallinn nii lähedal ja ma arvan, et see sünnikõver ei mõjuta laste sündimust selles mõttes, et meil ei vähene neid lapsi siin keelevaallas kindlasti. Nii, ja spordihoone juurde ehitamine. Et aastaid on see puudunud ja väga suur au kehalise kasvatuse õpetajatele, kes viivad tunde läbi õues, iga ilmaga praktiliselt väga harva, kus nad on sees, kuid samas peab ikkagi spordihoone kooli kõrval olema. Ja spordihoone tähendab ka siis seda, et see ei ole ainult kehalise kasvatuse tundide jaoks, vaid seal saab läbi viia trenne. Kui ma nüüd praegu õpetajana vaatan, et kui tehti tenniseväljak siia, siis lapsed olid väga aktiivselt osalema tennisetrennis ja kindlasti on võimalik ka seal spordihoones siis viia läbi erinevaid trenne ja mitte ainult Laulasmaa kooli lastele, et ma jään liiga Laulasmaa keskseks, loomulikult ma elan siin ja olen Laulasmaa kooli õpetaja, aga samas võiks ka neid trenne pakkuda kõikidele valla lastele. Ja samas, kui ma vaatan, et vallas on väga palju aktiivseid täiskasvanuid, siis samamoodi saame seda spordihoonet kasutada täiskasvanutele, trennide pakkumiseks ja nii edasi, mida kõike võiks seal teha. Et see oleks meie siis eesmärk. Aitäh! No nii.